1920. välismaale emigreerunud August Albo äärmiselt põnev elulugu on ise väärt raamatut, rääkimata tema looming, mis peale pikki aastaid on lõpuks kodumaale tagasi jõudnud. Stiglitzis ja Peterburi kunstiakadeemias õppinud eestlasest sai 1950. aastal tõeline täht USA kunstimaastikul. Nimelt oli Albol õnne kokku puutuda sealse väga olulise ärimehe ja kunstikollektsionääri Donald Bonnist Cordiga, kes asus kunstniku loomingut müüma eraldi brändi alt. See oli aeg, mil Albo teostas oma kuulsamad maalid Vaba kui tuul ning käesoleva Straussi valsi. Lisaks maaliametile oli Albo ka kutseline viiuldaja ja balletitantsija ning seeläbi ühendas kunstnik sellel glamuursel teosel oma 3 suurt kirge: muusika, tantsimine ja maal. Käesolev originaalteos on aluseks 1950. aastatel USA's suures tiraažis reprodutseeritud pildile, mille valis kaanepildiks ka plaadifirma Fox Productions oma legendaarsele muusikaalbumile.